Funktsioonigraafikute teisendamine. Kas sina tead, mida see tähendab? Kui funktsiooni mõiste on sulle juba selge, siis mida tähendab teisendamine? Keeles on teisendamine nagu mõne lause teise keelde tõlkimine. Muusikas nagu transformeerimine. Võtad mõne viisijupi ja paned teise helistikku. Igapäevaselt teisendame me mõõtühikuid, aga selles videos vaatleme, kuidas teisendada hoopis ruut, astme, eksponent, logaritm, siinus, kosinus ja tangens funktsioonide graafikuid. See on funktsiooni põhivalem. Jäta meelde, et kõik, mis toimub sulgudes sees, mõjutab x-telge ehk argumenti. Ja kõik, mis toimub sulgudest väljas, mõjutab y-telge ehk kogu funktsiooni. Võtame näiteks ruutfunktsiooni y võrdub x astmes 2. Milline näeb funktsiooni graafik välja siis, kui sulgude sees x-ile midagi liita või x-ist midagi lahutada? Nagu mäletad, tähendas sulgude sees argumendiga seotud muutust, aga pane tähele, et liitmisel või lahutamisel toimub kõik täpselt vastupidi kui peaks. Ehk liites x-ile +2 ei liigu graafik mitte 2 ühiku võrra paremale x-telje positiivses suunas, vaid vasakule x-telje negatiivses suunas. Lahutamisel käib kõik täpselt vastupidi. Aga mis juhtub korrutamisel? Argumendi korrutamisel ühe või ühest suurema positiivse arvuga peame graafikut y-telje suunas kokku suruma. Pane tähele, et haripunkti y-koordinaat jääb alati samaks. Aga argumendi korrutamisel ühest väiksema positiivse arvuga peame seda y-teljest eemale venitama. Just niimoodi. Kuid miks see nii on? Loogiliselt peaks ju suurema arvuga korrutades graafikut kuidagi suurendama. Väiksema arvuga korrutades vähendama. Siinkohal võib võrdluse tuua jagamisega. Näiteks 2 jagatud 1 on 2, aga 2 jagatud 0,5 on 4. Funktsiooni negatiivse arvuga korrutamisel peame selle graafikut x-telje suhtes peegeldama. Mis saab aga siis, kui kogu funktsiooni sulgudest väljas liita või lahutada? Nagu mäletad, tähendas sulgudest väljas y-teljega seotud muutust. Seega, kui liidame funktsioonile +2, siis liigutame ka graafikut 2 ühiku võrra ülespoole, y-telje positiivses suunas. Lahutamisel toimub jälle kõik täpselt vastupidi. Nüüd, kui funktsiooni graafikute teisendamise põhitõed on selged, võime vaadelda ka teisi astmefunktsioone peale ruutfunktsiooni. Kas sina tead, milline näeks välja selle paaritu funktsiooni graafik, kui me selle -1 läbi korrutaksime, ehk graafikut peegeldaksime? Nagu näha, tekib sel juhul koos esialgse funktsiooni graafikuga joonisele midagi lillekese sarnast. Eksponentfunktsiooniga on aga asi veelgi põnevam. Kui kogu funktsioon või argumendi astendaja negatiivse arvuga läbi korrutada, saame koos esialgse funktsiooni graafikuga sellise joonise. Eksponentfunktsiooni pöördfunktsiooni ehk logaritmfunktsiooni teisendamisel tuleb kindlasti jälgida, millal funktsiooni väärtused puuduvad. Aga kas sina tead,
kuidas teisendada trigonomeetrilisi funktsioone, näiteks siinusfunktsiooni. Täpsemalt, mis juhtub argumendi muutusel. Kui korrutame argumenti 2, peame funktsiooni graafikud kokku suruma. Kui sullegi meenutab see funktsioon helilainet, siis võib paralleeli tuua füüsikaga. Mida kõrgem on hääl, seda tihedam on võnkesagedus. Koosinusfunktsioon lainetab aga teisipidi. Kui selle argumendi 0,5-ga läbi korrutame, peame graafikut välja venitama. Lausa nii, et seda pole sel joonisel isegi hästi näha. See tähendab, et heli, mis selliselt teisendatult funktsiooni võiks iseloomustada, oleks ikka väga madal. Sarnaselt logaritmfunktsioonile peab ka tangensfunktsiooni graafiku teisendamisel tähele panema, millal funktsiooni väärtused puuduvad. See on joonisel märgitud katkendliku joonega. Selleks, et oma teadmisi kontrollida, anname sulle ühe ülesande. Vaata, mõtle, pane video pausile, lahenda ja siis näed, kas said õige vastuse. See on õige vastus. Korrutades kogu funktsiooni, mõjutas see ainult y-telge, ehk 0 kohad jäid samaks ja graafikut pidi 4 korda välja venitama. Hästi, kui said ülesandega hakkama, siis tead, kuidas funktsioone teisendada. Kui aga kõik kohe meelde ei jäänud, võid alati videot uuesti vaadata, sest kordamine on tarkuse ema.